Toimus täna ka Märter Piiskop Platonile pühendatud festivali muusika hümnis kontsert. See oli olukorda võimalus kuulda õigeusu pühakojas pille mängimas. Õigeusklikel ei ole tavaks lubada oma sakraalehitistes pillimängu. Muusikat tekitatakse seal vaid inimhäälega. Festivali muusika hümnis peakorraldaja Allar Kaasik on suutnud seda kirjutamata reeglit koostöös sel kevadel lahkunud piiskop Korneliusega murda. Nüüd on tähtis see, mida me nagu pakume muusikas ja millisesse vormi me selle suudame nagu sellest pühakojas kujundada ja sellepärast andis oma õnnistuse. Ka Peterburi Rimski-Korsakovi nimelise konservatooriumi Ismailovski keelpillikvarteti muusikud hindasid kõrgelt harukordset võimalust mängida õigeusu kloostris luterlaste ja katoliiklaste jõuluajal. Мы раньше таким не занимались. Мы играли классическую музыку, романтическую музыку, а тут такое предложение. Мы не могли от него отказаться, это очень интересно. Это, безусловно, необычно, потому что две церкви, они вроде как никак не соприкасаются, но с помощью музыки нашли общую точку соприкосновения, и это по-своему прекрасно. Kontserdil astus üles ka üks Euroopa paremaid kontratenoreid Ivo Posti, kes tunnistas pärast proovi, et kloostris pillide saatel esinemine on ainulaadne võimalus. Absoluutselt on teine mulje, kui esineda sellega kloosteris, sest olgem ausad, see õhkkond on juba alustuseks teissugune. Kui kontsertisaalis laulda jõululaule, siis tuleb kõigepealt kuidagi ennast viia sellesse seisundisse või sellisesse vaimsesse hetke, et esineda niimoodi võib-olla pidulikumalt ja vaimsamalt, aga kloosterisse tuleb iseenesest. Tuleval kolmapäeval võib festivali muusika hümnis kontserti Kristuse sündimise püha muusikas kuulata Oleviste kirikus.